Et aga kes siis ei tea, siis Räpina paberivabrik on Põhja-Euroopa kõige suurem pakkeprofiilide tootja. Pakkeprofiilid siis, profiile kasutatakse siis peaaegu kõigis tootmisvaldkondades toodete kaitsmiseks, müügipakendiks, transpordipakendiks ja nii edasi. Siis mitu kihti kartongi lamineeritud omavahel kokku siis kliendile vajalikes mõõtudes tooteks. Et ta on hästi, selles mõttes hästi nišitoode, et kui me kujutame ette, et üks alusetäis kaupa, üks kõige standardsemat või nagu lihtsamat mõõtu võib olla kuskil seal 3-4 tuhat tükki, et siis see, ütleme, üks alusetäis võib nagu mingitel juhtudel sobida 1000 aluse pakkimiseks, üks alusetäis meie kaupa, 500 või 700 kilo meie kaupa. Et selles mõttes meil on, ma proovisin tee peal välja arvutada, aga peast arvutamine viimasel ajal ei ole väga tugev külg, nii et me eeldame, et seal kuskil 10 000 kliendi juures või 10 000 lõpptarbija juures. Põhimüük käib siis läbi edasimüüjate eri riikides. Et 2016 me tegelikult selle juurutamistega või siis kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisega nagu alustasime. Et siis oli 8 miljonit käive 2017. aastal, kui me juba siis vist esimese sertifitseerimise läbi viisime. Aga ütleme siis enne seda oli see meie protsessi kaart oli umbes nagu selline, kui nagu, ma oleks pidanud seda nagu hetkega joonistama. Ütleme, et nii, et väga selge ei olnud midagi. Aga kõik toimis, kõik oli väga okei. Kõik oli rahul, kõik teadsid, mis teha, aga jah, vahel ei teadnud ka. Et 2022 siis oli veidi suurem ja protsess ka veidi nagu korrektsem, et siin on ainuüksi nagu siis müügi, ka uue müügi protsess nagu kirjeldatud. Et ta lihtsalt annab mõneti nagu selline kirjeldamine, veidi selgem kirjeldamine, okei, te ilmselt väga hästi ei näe, ma ka hästi ei näe, aga et kui inimene võtab selle ette, ta saab aru, et ahah, et need on need erinevad sammud, ja tekitab teatud selguse. Nagu ma mainisin, suhteliselt palju eksporti, selliste asjadega tekib nagu, võtame ette tohutul hulgal kliente, et seal tekib nagu väga palju erinevaid tegevusi, ühe kaupa saatmised, tagasivõtmised, asjad, et neile kõigile peaksid nagu olema mingid protsessid juurde kirjutatud või et kuidas neid asju läbi viiakse. Nii, aga ma arvan, et siis nagu iga ettevõtte puhul peaks leidma selle inglise keeles on see USB, ma ei tea, mis eesti keeles on siis selline mitte ainulaadne, aga siis oluliselt müügieelised. Et meie puhul on selleks kahtlemata olnud tootevalik. Me oleme arvatavasti maailmas ikka top 3 tootevaliku poolest ja selle, et põhjust kõik kliendid peaaegu, kõik kliendid Euroopas teatakse, et kui on vaja midagi uut, midagi teistsugust teha, siis tullakse meie juurde ja julgetakse küsida. Et ma vahepeal olen, seni kuni ma olin juhataja, siis ma pidin oma müügijuhti mööda tootmist vedama ja siis talle tutvustama, et me tegelikult toodame neid asju, et ei pea kogu aeg uusi asju tegema. Aga ütleme nii, et tulemus tegelikult täitis, et see oli nagu vajalik ja me ei ole praktiliselt kunagi pidanud. Me oleme muidugi teinud ajalehed reklaami ka 2-3 korda võib-olla viimase 15 aasta jooksul. Aga me ei ole nagu sellist turundust kunagi teinud. Me oleme, messidel käime väljas, aga muus osas nagu lihtsalt see ainukene asi, mida meilt küsitakse tegelikult, mitte ainukene, aga ütleme siis esimene asi, mida meilt messidel ja kliendikülastustel küsitakse, on see, et mida teil uut on, mida te veel pakute, mis asi on see järgmine asi, mida te teete. Aga siis kindlasti need asjad, mida me siin täna nagu tutvustame, et see
me pärastpoole muidugi jõuame sinna veel, aga noh, see 9000, ISO 9001, ega see ei taga otseselt kvaliteeti. See ei ole see, et nüüd me võtame selle, saame selle ISO 9001 ja siis meie tooted on alati ideaalsed ja seda kvaliteetiga nagu mõneti nagu mõõta on ju keeruline, et kas Mercedes on kvaliteetne ja võrreldes Toyotaga näiteks on ju, et noh, minu nagu väga ei ole. Kui ta ikkagi ainult taguneb kogu aeg remondis pead käima, või 10 aastat tagasi ütleme, et ma ei tea, kas ta täna on, aga noh, mõlemad ettevõtted on kindlasti ISO 9001 sertifitseeritud. Siis tarne kvaliteet hästi oluline, et on tohutul hulgal tootjaid Euroopas ka, kes lubavad, saab, tuleb ja ei tule. Ja see, noh, need on kliendile olulised. Ja siis loomulikult see täna, mis on nagu, täna see võib-olla päeva teema rohkem on see ökoloogilisus, ehk siis meie puhul on 2 ISO sertifikaati ja FSC sertifikaati, et nende, noh, ütleme siis niimoodi, et selleks, et Euroopas müüa, selleks, noh, praktiliselt ilma selle 14 001 ei ole kuskil asja ja täna ka väga suures osas ilma FSC-ta ei ole asja. Et kindlasti saab mingeid väikseid koguseid müüa, aga mitte nagu, noh, nagu ma ütlesin, et see, noh, kui me tarnime, ütleme, et meil on 7-80% Rootsi turust on meie käes, 70% Soome turust on meie käes, midagi 65-70% Taani turust on meie käes. Et seda nagu, seda ei saavuta sellega, kui nii-öelda nokid seda ilma selleta, et seda mingisugune väline audiitor on käinud hindamas. Ja siis loomulikult, mis ka klientidele on hästi oluline, noh, selge on see, et asju juhtub, kui noh, meil läheb iga päev välja 4 koormatäit, igas koormas on umbes võib olla see 50 tellimust, noh, selge on see, et vahel midagi juhtub, läheb valesti. Aga peab olema paigas protsess, kuidas nendega tegeldakse, kuidas selle kliendi probleemi lahendatakse. Ja siis kõige viimane tugevus on hind. Ilmselgelt see täna ei ole meie esimene müügiargument. Me ei ole täna odavamad kui rumeenlane või bulgaarlane, aga noh, õnneks on see, et tänu sellele tohutule suurele tootevalikule on nendel väga keeruline meid asendada nagu mingite klientide juures, et kuskilt hakata niimoodi. Aga noh, me üritame hoida ikkagi seal nii-öelda konkurentsivõimelisena. Ma selles mõttes, siin võib-olla saalis on täna nagu kogunenud need inimesed, kes on tohutult meeldib kvaliteedi juhtimissüsteeme luua, aga juurutada, aga noh, tegelikult meil ei olnud sellist inimest. Me ei ole siiamaani, et see oleks see lemmiktegevus, nagu millega igapäevaselt tegeleda. Aga kahjuks tuli. Noh, tegelikult see nii-öelda eurooplase eeldus, millest me juba rääkisime, et noh, see noh, et me oleme niigi nagu, ütleme, sakslase jaoks või hollandlase jaoks oleme, noh, ei taha halvasti öelda, aga tegelikult me oleme mustlased, või noh, nii-öelda nagu, meid ei võeta nii tõsiselt, ja siis kui ei ole ISO sertifikaati ka veel, et siis noh, ütleme nii, et Saksamaal läks meil isegi messil väljas olles, läks aega ikkagi 3 messi äkki, siis 3. messil nagu ei kõnnitud enam sirgete jalgadega mööda, vaid siis tuldi nagu vaatama, et selles mõttes, ja noh, see on nagu eeldus. Siis on üks taaskord mitte üks minu lemmikumatest ettevõtetest, aga nimega IGEA, kellel on väga palju pabertooteid või noh, ütleme siis paberit sisaldavaid tooteid. Ja nende nõue on, et kõik nende nii-öelda pabertooted, mida nende tarnijad kasutavad, need peavad olema sertifitseeritud. Ja sealt selline tekibki väline surve. Ja siis ütleme, et
meie see ettevõtte moto on, kas toetust saab, alati ei saa, vahel saab. Vahepeal siis oli see tore riigipoolne meede, et see energiaintensiivsete ettevõtete aktsiisi vabastused, aktsiisisoodustus vist. Ja siis selle jaoks oli see ISO 50001 nagu juurde hangitud. Noh, ka iseenesest hea põhjus, aga ilus öelda, et me oleme nüüd niimoodi ka, tänaseks muidugi see on hästi huvitav, et seal et kuidas seda toetust saaks, et eelmise aasta baasid nagu oleks võinud saada, aga üle-eelmise aasta baasid nagu ei saanud ja siis kuidas seda nagu ühesõnaga igasugused toetused tegelikult nagu väga efektiivselt nagu ei tundu olevat. Nii. Minu hinnangul on, ütleme sellisel keskmisel väiksel ettevõttel, kus ei ole tohutu silmasäraga kvaliteedijuhti tööl, kes on koolis käinud ja praktikatel käinud, on nagu kaks võimalust sertifitseerimised endal või juhtimissüsteem sertifitseerida. Üks on selline minimaalne, suhteliselt soodne võimalus, et võtad, ütleme, sellel hetkel 2016, kui ma alustasin, siis oli, ma arvan, selle hind oli, mis nii-öelda pakkumised tehtud, oli umbes 500 eurot. Et tuleb vend sisse, kirjutab nagu, tal on see template, kus ta vahetab pick and replace või mis iganes see on, nagu firma X, firma Y-ga ja teed ära. Suure tõenäosusega, kui oled tubli koolipoiss, õpid need asjad pähe ja saad kätte ka ja ongi nagu fine. Suure kaklusega muidugi sain nõusse, et tuleb teha natukene korralikumalt, ehk siis, et võtsime ühe konsultandi, sellepärast ma ütlesin, et ma ei tahtnud siin reklaampoiss olla, aga tegelikult see nii-öelda nagu väline inimene, kes nagu teab nende sertifitseerimist või juhtimissüsteemide juurutamisest nagu vähe rohkem, et see on nagu tõesti meie puhul nagu mulle tundus, et oli väga, mulle tundus siiamaani, et on üks mõistlik otsus olnud, et ta tuleb täiesti värske pilguga ja ta kirjeldab kogu selle protsessi niimoodi ära, nagu meie seda seletame ja siis me vaatame üle, et kas siis tõesti nagu see ongi selline ja ega lõpuks see minu, seda ma peaks nüüd arvamuseks nimetama, ega see juhtimissüsteem muud ei olegi kui see, et ta on see protsess, mis teil on, kirjeldatud sellisena, nagu ta on, ja siis te proovite seda paremaks teha, et aga lihtsalt see tuleb korralikult ära kirjeldada. Ja loodetavasti siis nagu ka, või eeldatavasti siis ka seda kasutada. Ehk siis, et see ilmselgelt see, et kui võtta nagu täiesti võõras inimene sisse, et seda keegi ei oska seda hinnata, neid tunde tegelikult ette ennustada. Et täna tegelen natukene selle lambavillagraanulite tegemisega, et seal on üks sisend, üks väljund, mingisugune 5-6 toodet, ja erinevad pakendi suurused lihtsalt. Paberivabrikus on vanapaber sisse, kartongi tootmine, paberid sisse, veel selle lõikumine, lehtedeks lõikumine, erinevad ribad, 5 või 10 000 klienti, et täiesti erinevad mastaabid, täiesti erinevad mahud, et seda, kui keegi ütleb, et seda kõike, et vahet ei ole, kummas teeb 500 euroga, on okei, see ei ole okei. Aga ilmselgelt hullult lihtsam oleks esimesel aastal see lihtsalt kutsuda see Juhan sisse, et lasta teeb ära selle. Ja siis saad ka nii-öelda ise rahulikumalt jalgu targutada. Ja mida siis ma olen lihtsalt mingisuguse paari ettevõttega rääkinud, kes niimoodi tegid ja siis neil ongi see nii-öelda kaust seal riiulis, kogub selle 12 kuud kogub tolmust, lükatakse see tolmukiht pealt ära ja võetakse seal siis, kas siis nii-öelda tuletatakse meelde, et kuidas meil see protsess käib või siis, et võib-olla ka vajadusel tehakse mingisugused nii-öelda kunstipärased muudatused, sest ega selle juhtimissüsteemide
minu arusaamist mööda nende nagu mõte on see, et sa teed seda kõiki neid protsesse nagu kogu aeg paremaks. Et sa vaatad, sul on mingid prioriteedid, millega sa tegeled ja siis hindad nende olulisust ja nii edasi. Aga kui see asi on sul riiulis ja sa seda ei kasuta, et siis see tulemus on nagu ta on. Ma natukene kordan ennast ilmselt erinevate slaidide peale, aga las ta olla. Aga minu meelest see ideaalne juhtimissüsteem on, ma ei ütle, et meil ta absoluutselt, et kahjuks meil on veel seotud inimesi, kellele ikkagi meeldib võtta uus Exceli tabel ja siis paluda andmeid välja sortida ja siis teha sealt mingit uut X asja väljundit nii-öelda aruannet, aga tegelikult see eesmärk on ju see, kui me andmeid kogume või tulevad nad automaatselt, et neid töödeldakse ühes kohas ühtemoodi, nende väljundid oleksid mõõdetavad, et kui me teeme mingeid muudatusi, et siis tulemus on ka nagu on mõõdetav ja samal ajal ei oleks nagu sellist korduvat andmete otsimist ja küsimist ja kes ütleme, et kui mingisugune aruandevorm luuakse, et siis see olekski teada, et ahah, seal on need bilansideed ja need read, või mitte niimoodi, et üks vaatab nii ja teisel on tunne natukene teistsugune. Ja samamoodi on ka see, et ütleme, kui töötaja vahetub, et on see, ei ole selle nii-öelda vana töötaja arvutis mingisuguse perepiltide kaustas see mingisugune oma hinna analüüs on. Vabandust, ei ole vahel võiks õppida seda PowerPointi sisse. Aga jah, vahel ütleme, et mulle see päheõppimine ei ole kunagi sobinud, et kui ma keemia eksamile või kontrolltööle läksin niimoodi, et ma olin tund aega ennem selle üle vaadanud, et mis seal on ja siis proovinud kõiki keemilisi elemente käituda samamoodi, et siis see tulemus ei olnud kõige parem. Samamoodi kodutöödega, et see lõpptulemus ei tule nagu, ütleme nii, et see ei ole funktsionaalne. Et igaks auditiks on vaja ette valmistada, tegelikult oleks mõistlik, kui seda juhtimissüsteemi kasutatakse, kas nüüd igapäevaselt, aga ütleme, näiteks minu tänase tööga, mis ma teen, on arendustegevused, siis nende arendustegevuste puhul pigem nagu igapäevaselt. Et seal ongi see nimekiri nendest asjadest, mida on vaja teha. Et muidu tulevad alati, kellelgi tuleb kiiks, et ma ei tea, tüppeks nüüd seinad ära värvima või aga nii-öelda arendusinimeste aeg, kes võiksid arendustegevusega tegeleda, et see on nagu või seina värvimisega selle asemel, et teha seda neid prioriteetseid asju. Ehk siis, ma ei tea, ma siia tõin mingid näidised, mis praegu meelde tulid, aga ma usun, et igal ettevõttel on neid tegelikult on erinevad ja neid on rohkem. Meie kasutame, ütleme siis niimoodi, et meil oli tegelikult hästi lihtne see näiteks 50 000 ühe juurutamine tänu sellele, et me olime juba 14 000 ühe ajal nagu kõik oma energiat tarbimised, kõik asjad on sinna ühte kohta kokku kogunud ja siis me ütlesime, et see ongi nüüd meie, kirjutasime sinna tegelikult selle kogu sellesse juhtimissüsteemi selle energia osa nagu sisse ja nii-öelda panime juurde, et see on energiajuhtimissüsteem ka ja siis tänu sellele see ongi sinna kogunegi, seal esitame, on alati hästi lihtne seda esitada sellele auditeerijale, taaskord seal tuleb paar-kolm-neli korda aastas tuleb see asi nagu üle vaadata ja korda, nii-öelda vaadata, et seal ei oleks mingit vigu sees, aga üldiselt, kui seda igapäevaselt kasutada, näiteks ongi materjali mingisuguse erikulu kasutada, erikulu määramiseks või sellist, et siis ta on korras. Samamoodi ütleme FSC puhul, et FSC on nagu peamiselt ostuprotsess ja mingil määral mingi ladustamise protsess, et see on ka nii-öelda nagu, ta on kvaliteedi juhtimises sees, ta on ostuprotsess on kvaliteedi juhtimise osa ja FSC on sinna nii-öelda sisse kirjutatud. Meil ei ole
et tegelikult ei ole vaja või ma ei tea, mul oli alguses tegelikult selline tohutu hirm sellega, et kogu see kvaliteedi juhtimine võtab nagu, et see on nagu Euroopa Liidu seadus, mis tuleb nagu Eesti seadus, et võetakse nagu, et mitte seadus, aga Euroopa Liidu soovitus, mis võetakse Eestis kohe seaduseks, on ju, selle asemel tegelikult on need juhised, need ISO juhised on pigem nagu juhised ja pigem tuleb need asjad ära kirjeldada, mida ja kuidas tehakse ja siis temast on tõesti kasu. Jah, ülikõva, eriti nagu ütleme suur, on ta ütleme uus töötaja, meil on nagu kõik siis eraldi osakondade kaupa ka need nii-öelda siseseadused, et see saabki, inimene saab seal 2-3 leheküljega aru, et mida tehakse, mis need erinevad sisendid on, mis see tegevusel on, kui tuleb keegi nii-öelda nagu ütleme kontori poolde tööle ja tema saab kogu selle dokumendi, saab aru, et millega me tegeleme, et muidu seda nagu seda saab üritada ära seletada inimesele 2 tundi on nagu keerulisem. Siis see, mida juba enne mainisin, et selle ISO-de või ütleme siis juhtimissüsteemide eesmärk on ju see, välja arvatud FSC muidugi, on see, et see tegevus läheks kogu aeg paremaks. Et panete ühte kohta, panete ahakret, ja San Brunol siin on see tualett, et kuidas me selle tualett, kui see on kõige olulisem probleem, et see tualett on siin ja kasutatakse ja palju läheb ette, siis kuidas me selle nüüd saaksime paremaks teha. Paneb sinna pissuaari, kuivpissuaari kõrvale ja kõik läheb palju paremaks. Aga loomulikult see on nagu see, meil on 3 astet, need olulisusastet, tegeleme siis nende esimestega, tegeleme nii palju kui võimalik, siis 3. Kogu aeg on mingisugune nii-öelda nagu ora, mis lükkab edasi või nii-öelda sulub edasi liikuma. Sest põhimõtteliselt sama teema on ju, et tekib teatud nagu vastutus selle kohta, et kui me kirjutame, et me teeme selle, paneme selle kuivpissuaari ja siis aasta pärast ei ole seda ikka pandud, et siis on teid piinlik. Jah, ei tasu tegelikult oma arvutust hoida erinevaid oma hinna arvutuste tabeleid, et see ei lõppe hästi. Nagu ütlesime, jamade registreerimine hästi nii-öelda nii keskkonna mõttes kui tarnejamade, et neid kõiki, et meil küll tekib mingisugune niisugune tagumiku tunnetus, aga kui seda ei registreeri kuskil, siis sa ei tea, et see on nüüd see oluline asi, millega tegeleda. Et selles mõttes taastab ühes kohas ja ei pea Outlookist otsima mingeid pahandusi. Ja siis on see, et ei teki nagu arusaama, või ütleme loomulikult tekib arusaama, aga tekib vähem, et kust kaudu saatelehed, kelle laua pealt nii-öelda, kelle laua peale liiguvad või et nad ei läheks kaduma. Väike asi, aga lihtsalt seda on nagu vahel on seda vaja. Samas ma muidugi juhiks sellele tähelepanu, et tegelikult neid asju, meie vähemalt oleme üritanud mitte nagu kirjeldada, mida juhtub võib-olla kord aastas või 2 või 3 korda aastas. Et ei saa lihtsalt, ei ole mõtet, see dokument on liiga mahukaks. Aga muidu võiksid, see annab selle võimaluse, või selle nii-öelda teadmise kõigile. Näiteks oli see, et oli hästi hea, kuna need protsessid olid kõik kaardistatud, siin oli hästi hea juurde panna nagu digitaalsete dokumentide liikumise kaart nii-öelda. Ja sellele siis IT-inimesed ma ei saa öelda, et see projekt meil lõpuks väga edukas oleks olnud, aga tegelikult oli enda, vähemalt see nii-öelda eeldokument oli nende jaoks hea, kui sa hakkad selle nii-öelda minu esimese pildiga nagu lähed IT-mehe juurde, siis on tulemus kindlasti halb.
erinevad kafeiid, mida teoreetiliselt saab mõõta, no kas meie seda seal täna ei tee. Meil on mingid määral müügi eesmärgid on, aga mitte nagu kafeiid. Jah, mina küll soovitaks, võib-olla mul oli lihtsalt hea kogemus, ainukordne hea kogemus mingisuguse võõra inimesega. Et aga see väline abi, see väline pilk ja selline, rääkimata kogemusest, kui enda seda keskkonnajuhtimisest kogemust ei ole, siis tasub kasutada. Siis teha, et kui teha, siis tasub nagu pigem panna natukene rohkem aega sinna nii-öelda oma inimeste aega ja et nad nii-öelda eraldada sellele inimesele, kes teid konsulteerib, et see dokument tõesti saaks nagu selline, millega on võimalik tööd teha. Ja see on natukene on see sama asi, mida ma enne mainisin juba, et nii-öelda iga inimese mingid, aga mul tuleb kord aastas niimoodi ka, et vaat seda ei pea sinna, seda peaks meil keelama nii-öelda nagu võitleks, meil on kätt pulsil hoidma, sest jama sinna sisse kirjutatakse. Üldiselt selline nii-öelda hea abi oskab sellega nagu kõrvale jätta. Siis mida tasub teha selleks, et oleks nagu need auditid, meile need täna ei tekita mingit peavalu nii-öelda, et meil ta muidugi käib tänu nendele sellele, et meil on neid päris mitu erinevat ja nad on natukene erinevatel aegadel, siis see väline abi käib meil seal mõne kuu tagant külas ja siis hoiame nii-öelda nagu kogu aeg ta meie protsessidega või mis iganes, tuleb kontoris ikka muutub midagi, tuleb ostuspetsialist juurde, siis peab kõik nagu mõneti ümber tegema, on siis need jadad ja arvamid. Sama asi, mida enne rääkis, multifunktsionaalsus, et sa ei tee seda ainult selle jaoks, et seda sertifikaati saada. See on nagu, tee selle jaoks, et seda igapäevaselt kasutada, et siis on seda nagu mõte. Muidu ta on nagu, kui ta on lihtsalt kvaliteedijuhi nagu mingisugune privaatne dokument, siis sellest ei ole väga eriti mingit tasu. Muidugi ta ei saagi olla, kõik inimesed peavad oskama vastata sellele audiitorile oma küsimusi, aga ja seda rääkisin. Ehk siis mõned nagu head näited, mis meil on nagu tänu sellele, aga aja jooksul tulnud ja tegelikult mõned teised näited, mis just teine näide, mis hiljuti juhtus just. Et siin üks Taani klient, ühel on mitte ühel korral, aga ikka korduvalt öeldud, et jube äge, et meie kaupade tulevad kolmapäeval kell 12, siis tulevad alati Taani. Ja siis teine rida, just üle eile oli see probleem, et tellisin mingit kaupa ja siis see klienditeenindaja ütleb mulle, saatis mulle arve ja seal mitte ühtegi numbrit peale ei ole, palju maksma peale midagi. Aga see on teie programmi viga. Aga ma olen seda palju näinud, et see on teie programmi viga. Või et see on teise inimese programmi viga. See näitab seda, et jah, see võib nii olla, et see minu programm on nagu valesti seadistatud, aga tegelikult see on nagu tema probleem. Temal kulub aega selleks, et siis seda mulle seletada. Mina nagu väga vist ei taha tema käest osta enam, sest nagu tuleb nii-öelda nagu, tundsin ennast nagu halvasti, et ma nüüd olen saamatu Adobe Acrobati kasutaja. Ja siis, meil on seda palju olnud. Jah, ära tee nii. Aga siis samamoodi see kolmanda rea puhul oli sama, mitte sama Taani, aga üks teine Taani oli natukene teisel aastal muidugi, et temal jõudis kaup kohale alati nagu küli. Või nüüd alati, tegelikult siis meil kaup läks iga 2 nädala tagant, siis üle ühe korra oli kaup küli. Jah, tagumikutunnetus tekib ühel hetkel, aga tegelikult juba mingil 3. korral oleks võinud öelda, et kuule, et see vedaja nagu ei sobi meile. Me ei muutnud mitte midagi, me lihtsalt vahetasime nii-öelda oma pakkimise viisis või selles ei muutnud midagi, lihtsalt vahetasime tarbijat seda vedajat.
selgus, et siis eelmine vedaja oli kauba kuskil Leedu laos ümber laadinud, täiesti nagu nii-öelda ebastabiilseks. Ja siis, mis mulle hästi oluline on see viimane rida, kuna ma ise tegelesin pikalt nagu erinevate ostudega, et siis see hästi paljud kliendid on meile öelnud, et sellise kiirusega hinnapakkumise nagu meilt ei saa kelleltki. Ja ostes puidukruvisid 70 mm pikad, 4,5 mm läbimõõdus ja kui see hinnapakkumise tegemine võtab aega rohkem kui 2 tundi, siis mõtles, et see ettevõte on ikka midagi väga valestada kogu protsessidest. Väga vabandan, kui siin on võib-olla mõni müügimees, mina nimetan neid paksude näppudega müügimeesteks, kes jube head jutumehed, aga lihtsalt nagu selleks, et sisse toksida pakkumise saaja nimi ja toote kood, selleks läheb hirmus palju aega. Et tasub sellised protsessid nagu üle vaadata. Äkki nüüd küsimusi vahele? Mis vahele? Mis lõpp? No nii. Mitu inimestel aktiivsetel kaasatud ISO 9001 ja 14001 juurdlus? Ütleme, tegelikult kõik, kes antud mingite protsessidega kokku puutuvad. Et seda vaata, kuna mina, selleks hetkeks oli juba nagu see kasvanud piisavalt suureks, et ma tegelikult ei teadnud enam, kuidas mingit transportlogistikat käib. Hästi tubli logistika inimene oli ja ta tegeles sellega. Aga et selles mõttes 10 inimest. Ehk siis tegelikult igaüks kirjeldab oma protsessi ja siis mina saan ka lõpuks teada, kuidas see käib. Aga juhtisid siis üksinda seda? Jah. Või ütleme, et see tegelikult põhiliselt abi tegeles. Me iga selle intervjuu vestlust kõrvalt tagisel. Ma vaatasin, et see lihtsalt nagu ei läheks väga lahkama selle detailsest. Jah, ma ei teagi, kas see on hea või halb intervjuu küsimusi, aga see on aitäh teile. Lähme järgmise esineja või kohvipausi peale. Teeksime äkki väikse kohvipausile. No nii, tere päevast. Minu nimi on Marek Sikamägi. Tulen ettevõttest Radius. Seal on grupp, seal on erinevad ettevõtted. Räägin täpsemalt. Minu presentatsioon on natukene teistsugune. Mul ei ole mõtet eelnevat väga palju dubleerida, samaski paljuski kattub, siis ma räägin natukene oma kogemustest ja tegevustest juurde. Esimene osa ma räägin rohkem, millega ettevõte üldiselt tegeleb, näitajaid ja teine pool on siis tutvustan tooteid, mida me teeme ja tarnime. Nagu öeldud, ettevõttest Radius Machining. Ettevõtte emafirma asub see Tallinnas, aga muid ettevõtteid on üle Eesti ka. Siin on 3 grupi ettevõtet. On CNC treimine ja freesimine, on hüdraulika osakond, mis teeb poolikuid torusid, liikmikuid, remont ja hooldus seal juures ja siis on hüdrosilindrite tootmine. Asukohad üle Eesti üks näidatud ja võtmenäitajatest. Grupis on meil umbes 85 töölist inimest. Eelmise aasta käibe ulatus natukene üle 10 miljoni euro ja täna me ekspordime 50% ja eelmine aasta oli see 40% juures. Ja siin on ka näha meie käibetabel. Algul on väike ettevõte ja siis on päris hästi kasvanud. Miks ma seda tahtsin näidata? Kuskil siin 2012-2013
ettevõte juurutaski endale selle ISO 9001 ja 14001. Et meil oli samamoodi see küsimus, et miks või kellele me seda teeme. Hästi tähtis küsimus igaüks endale, kes on ettevõtte juurde või sellest vastutav, et meid ajendas ühelt poolt kliendid, sealt oli ka nõudlus, sest kui keegi on mingi Hiina tehase fassaadi näinud, siis igal fassaadil on hiina keeles mingi kiri, mis ei ütle lääne inimesele midagi ja all on veel võib-olla suuremalt kirjutatud alati ISO 901. Et see on see tempel, mis nagu müüb ja see nagu aitab sind mingist mäest kohe üle, et kui sa müüd natukene kaugemale kui oma naaberriikidele, et näed, sul on mingid tegevused on vähemalt paigas, aga ma dubleerin Mihklit, et see ei taga kvaliteeti, see ei taga tarnekindlust, head hinda ja jumal teada mida, et see on lihtsalt süsteem, mida kõik jälgivad ja ma väga loodan, et neid, kes on riiulisse teinud nii-öelda korra aastas puhuvad tolmu maha, kui see audiitor tuleb, et siis näitan, et neid ettevõtted on pigem vähe, et see on natukene niisugune mitte kaugele viiv tegevus. Aga mitte ainult need ISO-d ei aidanud meil seda kasvada, et ma räägin pärast natukene hiljem veel, mis on tähtsad tegevused, kui teil on tootmisettevõte, kui pakute teenust, täna oli siin Põlva haigla esindajad päris palju, siis ma seal kohe ei kujuta ette, et kuidas see, mina olen alati mõelnud, et haiglas on protsessid paigas, kuidas ma vaatasin, kuidas ma seda juhendan, aga ma saan aru, et see väga ohtlikult. aga ei, juhtimistasandil saab kindlasti kõike kasutada teha. Meie põhilised eksporditurud, veel igal pool on reegel 80-20, et 80% ekspordist läheb meil Skandinaaviasse ja Skandinaaviast omakorda 80% meil Soome, et Soome saab ilma selle ISO-ta hakkama, aga juba siit kaugemale, nagu Meelis ütles, sa oled see ääremaa nõukaja inimene siin või tööline, et isegi Rootsis juba, et on ettevõtted, kus ei saa jutulegi enne kui sul ei ole neid ISO-sid. Ja me ei ole üldse autotööstus ja kuskil rongitööstus, mis on veel asjad veel kordades karminud. Nii. Kliendisektorid väga seinast seina ja see on nagu meid ka aidanud ja kasvatanud, et läbi aegade, läbi aastate erinevad sektorid tõusevad, langevad, siis on väga hea ümberhäälestuda. Nüüd hakkame rohkem sinna müüma või selle juurde on tagasi siis, kui neil hakkab paremini minna. Oli aastaid, kus siin 2014-17 energeetikas on mitte midagi saanud, et ABV-ga hakkama projektid lüks kaugele. Nüüd, kus kütushind on tõusnud ja siis järsku need päiksepaneelid ja tuulepargid niimoodi vohavad, et jah. Kvaliteedi poole pealt siis ettevõte tegeleb peaasjalikult metallide lõiketöötlusega, treimine ja freesimine ja ka väiksemad koostud. Ja mis meie klientidele tähtsad on erinevad mõõteprotokollid, muud lühendid, mis on esma juurutamisel tähtsad. Siis meile tootmisettevõttele on isegi tähtsam sellest ISO-st on korralik ERPS ehk siis ettevõtte ressursiprogramm, mis siis aitab planeerida tööd, kus on vaba auku, kus on see parim tarneaeg, milles on kliendil lubad ja nii edasi, et enne seda me olime 2013, enne seda me olime oma tootmisplaneerimisega Excelis, siis käsitsi tõstati mingid kastikid ja töid ja meie tarnekindlus oli seal kuskil 50-60%. Täna me oleme stabiilselt seal 97-99 vahel. Kohe on näha, kui kuskil hakkab midagi kärssama, hiljaks jääma, et see ei selgu sellel päeval, kui on vaja kaup välja saata.
ja samamoodi jälgitavus on läbi selle ERV-i hästi näha, kuna midagi on kaup sisse tulnud, mida sellest on valmistatud ja sul on võimalik kliendi arvest kuni toormaterjali tagasi kerida. Meil on veel tähtsad on kalibreeritud mõõtevahendid, mis on selle ISO sertifitseerimise juures nagu kõigil palju tüütum, et iga aasta meil on üle tehase laiali kümneid, kui mitte sadu mingid nihikuid, siis on seal muud mõõtavad seadmed ja asjad, et vaatame, et kõigil on need templid peal, et nad on sertifitseerimises ja nii edasi. Mida ma nende teisele kohe ei ole lihtsalt. Sellega tuleb mul üks põnev nüanss meelde. Üks siidriviljumisettevõte taotles ka endale ISO sertifikaati. Või ta tegigi ära. Ja tal oli selle suure puitsu peal oli mõõdulindi jupp, kui oli see joonlaud äkki, et seda taset näha. Aga see mõõdulind peab olema ka sertifitseeritud iga aasta. Lihtsam on iga aasta ära võtta ja uus mõõdulind panna. Tal ei olnud vahet, kui palju seal eksis, aga lihtsalt, et sellised on nõuded, et seal on ka palju bürokraatiat. Keskkonna poole pealt samamoodi, miks me selle keskkonnaga koos tegime, kuigi meil see 9001 on kõige tähtsam. Keskkonna see ISO on selle 901-ga väga kattub, et neid paralleelselt koos teha oli nagu lihtne libe. Siis võtsime keskkonna ka, aga tagantjärgi loomulikult täna 10-13 aastat hiljem see keskkonna teema on nüüd rohkem. Ja meil on tähtis see ROX and REACH, ehk siis me ei kasuta mingid keelatud aineid, mingid pliin, uraani, nii edasi. Ja teine pool me ei osta materjale kuskilt keelatud maast. Nii, vahel on kiiresti, või mul on see aega rohkem, aga minu presentatsiooni teine pool on erinevad ettevõtted, tooted, kellel me siis tarni oma tehtud detaile, nemad sellest koostavad midagi ja teevad midagi põnevat. Kuna ma olen suur Eesti fänn ja Eesti toodete fänn, siis ma ei hakkaks reklaamima erinevaid maailma brände, vaid keskenduksin nendele, see on Eestis välja mõeldud, Eestis tehtud ja nii, mis on kõik näinud, Milremi. Tõsi küll, tänaseks päevaks on enamus osalus Ühendemiraatidele müüdud, aga siiski on ka Eestis veel osanike insenerid, inimesed, kõik on Eestis. Kuna nad nendega aegade alguses koostati, siis ma usun, et see toode ei lähe minema nagu Skype või Microsofti. Aga tänapäeval väga aktuaalne teema, kaitseteema ja palju minu koolivendi on seal väga põnev. Selle sama masina sees on kuskil termikus on selline detail, ma saadan nii käima. Raske ka nii. Et iga nende toote juures on meil alati ikkagi see disaini osas ka kaasa rääkida, et kuidas seda toodet või siis seda detaili saada soodsamaks. Hind on tavaliselt siis arvuneid, et tavaliselt keegi tuleb probleemiga, et liiga kerge on või mis iganes vahevärvi. Aga see on ka ISO-ga seotud. Sa pead iga päev ennast parendama ja optimeerima. Cleveron ka tänaseks natukene uudiseid lugeda, mitte väga heas seisus. See on erinevad põhjused, kas see koroona ajast, aga Cleveroni põhiline nüanss oli, miks neil hakkas kehvasti minema. Neil oli mingi hetk oli väga suur osa, pakkumus oli 70+%, oli ühe kliendi käest tooteid. Et see on ka üks faktor, mida peaks nagu vältima.
kui sul on juba nii kaugel, tõsi küll, sellel hetkel on hea, kui ta on tööl, aga kui ta nagu lõigatult ära kukub, siis mis siis edasi teha, see plaan ei olnud, et see torni tegemine USA-sse neil kukkus ära, ja siis nüüd ülejäänud toodetega püüavad kuidagi ellu jääda. Lisaks on neil veel see mobiilne auto täna teema. Ma usun, nad tulevad sellest välja ja leiavad need investorid väga palju inseneritööd on siia ikka pandud. Ja samamoodi see eelmisel Milremil ja siin Cleveronil, et mõlemal on seal 50 pluss pead inimesed, kes arvutavad mõtled välja joonised, tehnoloogiad ja süsteemid. See ei ole lihtne. Nii, transpordi teemal jätkama pakikulleril. Viimastel aastatel populaarseks on Walkbike. Et elektrijalgratas meenutab natukene neid India tuk-tukke. Meie siia koostame kahjuks Cleveronil ja Walkbike'ile siin laual näidiseid ei ole. Aga meie koostame siin mingid piduriosi. Ka vastutusrikas. Aga pannakse Eestis kokku, Eestis välja mõeldud. Väga äge. Eestis on üldse väga populaarne elektrijalgrattad, tõukused, tõuksid ja muudu. Siis üks vähetuntud ettevõte ilmselt Eestis on WiseFab. Nemad on oma ka väga väikses nišis, toodavad siis tänavalegaalsetele autodele, nimetavad seda kitiks, ehk siis komplekt, et saaks autoga driftima hakata, et saaks autorattaid keerata peaaegu 90 kraadi välja. No, väga niši toode, aga väga äge toode, et samamoodi siin on see, et see asi, kahjuks on näis ka, seda meil muidu oli, see jookseb Saksamaa messimoole praegu. See sama tükk tehakse suurest alumiiniumkolakast ja see on nii õhuks välja mõõdetud, et kaal oleks võimalikult väike, samas ta ei kaotaks oma tugevust. Siis järgmisena on ettevõtte firma Comodule, kellel siis on rendi tõukerattad Tuul. Need on Tallinnas, olen näinud, Tartus, aga ma olen näinud Riias, Vilniuses oli, et nad on Boltile selles mõttes küll konkurendid, aga see tõukeratas on Eestis toodetud, Eestis disainitud, välja mõeldud. Et väga suure mastaabiga äri, et keegi on kunagi tõukeratast rendid, siis see kaart ja vaatan neid täppe. Eelmine aasta ma käisin, ma Eestis ei ole plaanitud, aga eelmine aasta käisin perega Riias, siis mõtlesin, proovin ära elus esimest korda, siis neid täppe oli see sadu, need on tegelikult on seal ringluses ühe linna peal tuhandeid. Et nendega on ka keeruline. Nüüd meil on, võitsime ühe linna hanke, sinna ma järsku saada 30 000 tõukeratast 3 kuuga ja siis on see tegemine. Skeleton Technologies. Eesti iluettevõte toodab superkondensaatoreid. Tõsi, nad on tänaseks küll oma tootmise kolinud Saksamaale, aga omanikud, juhtkond, kogu tarneahela juhtimine, kõik on meil Eestis. Väga suure ambitsiooniga, teades kaua asjad võtavad aega auto- või rongitööstuses sinna jalga vahele saada, midagi arendada, aga mingi hetk ma kujutan ette, nad on nagu Porsche, et nad tulid, et jääda, et toodavad mingit, kui nad saadavad, sest elektriautode tootmine on ainult tõusuteel ja alles tegid tehased, kus oli 20 000 ruutmeetrit. Väga äge. Nendele me siis tootsime 4-kandilise kondensaatori korpuseid. Siin on üks mingi näide, tegelikult see peaks seest ka olema 4-kandiline, aga seda ma ei leidnud ülesse. Miks need 4-kandid te küsite? Nad tahtsid ära täita ka need ümmargusest kokku panna sinna tühimikud, et auto gabariidid on hästi tähtsad, tahtsid kompaktseks viia. Samamoodi kosmosesse midagi saata, et seal loeb iga ruutmillimeetri ja gramm, et väga ebastandardne toode, aga vajalik. Aga põhiliselt nad teevad ikkagi ümarad. Seal läheb trammidele näiteks. Nii, siis üks siuke reklaami referentsis
on Formula Student, mis on siis Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühisprojekt, kus siis üle Euroopa erinevad ülikoolid iga aasta osalevad turniiril. Seal on erinevaid võistlusi erinevate eesmärkidega, aga jällegi see on see inseneri tootav selline projekt. Iga aasta tehakse uus vormel, valitakse uus tiim, uued liikmed sinna, amatöör muidugi, aga sealt lähevad inimesed ikka otse edasi Porsches, Koenigsi ja muudesse otsa, et seda on pealtnägijas ja mujal ka veel räägitud, et seal tegeletakse ikkagi väga kõrgel tasemel, et siin ma saan paar näitist ka veel ringi. Need on täiesti täis alumiiniumtükist välja töödeldud. Need on siis ede ja taga kämmike osad, et siia siis läheb laager, siin sees käib veel jahutusvedelik, et kogu seda elektrimootorit jahutada. See on elektrivormeli osa. Siia sisse mahub veel mootor, mis on võimas väga võimas. Ma ei mäleta, kas oli 2000 Newtonit kilovattides, ma ei mäletagi. Ühele rattal see ikka väga palju. Starship, ka Eesti pakipeo ettevõte. Nemad siis toevad neid pakiroboteid ja arendavad, mis isegi võib-olla suurem osa on võtnud rohkem aega, on arendada välja see autonoomsus, kuidas ta ise sõidab, kuidas ta ära tunneb ohtu, siis kuidas ta mööda läheb ja uusi trajektoore valib. Et nendega on ka samamoodi nagu nende teistega algusest peale koos olnud, koos välja mõelnud erinevaid tehnilisi nüansse. Põhiliselt promosid ennast USA seal ülikooli nähkutes, sest seal on hästi tähtis kõik igasugune uus ja mobiilne ja muud selline. Eestis nad testivad, Soomes on ja mujal riikides ka ja toimetavad. Nad on küll võib-olla selle kirjavärel nendel konkurendid, aga see ei huvita. Siin on siis selle silla osa, kus nad saavad nokka tõsta ja näiteks äärekivist üle sõita, et selle koostume ei pane välja kohta. Siis Eesti satelliidiprojektid, EstCube1, EstCube2 ja mitu projekti Soomes, Rootsis, Tänini. EstCube1 maketti mul kaasas ei ole, sest see on ERMis vist oli minu teada muuseumis ära viidud, sest me pidime ühe dublikaadi ka tegema, mis isegi kui õige satelliidiga midagi juhtub, siis saadetakse see tühi makett välja. Aga siin on 3 korda suurem näide, siin on mingi teistsugune, et ma saan need ka ringi. Saate natuke aimu selle EstCube'i suurusest, et see on nüüd kolmandik sellest heledamast tükist. Päris väikega, kuhu see tehnika viis sisse ära mahtuks. Aga jällegi, referentsi mõttes võib-olla äge näidata, tegelikult töö mõttes väga keeruline ja väljakutseid esitab. Viimane, kui mitte võib-olla kõige vähem tähtis, Eestis oli 100-aastaseks, siis üks hea mees tegi 100 kella nimega Võitleja, mis oli siis vabadussõja ajal soomusrong, mitte ainuke, täpselt ei tea. Ja esimesed 5 läks peenetele nominentidele Eestis. Ja minu teada seda sai osta. Ma ei ole täitsa kiit. Aga meie tegime sinna korpule ja muu sisu tuli kõik väljamaalt, et see on ka Eestis on kokku pandud ja rihmad tehtud ja nii edasi. Vot. Keegi tahab saab mingi kontakti ja sellega on minu läbi, ma ootaks mingi küsimusi.
võib küsida julgelt ka sealt ISO poole, kuigi ma ei ole ise kvaliteedijuht kunagi olnud ja ole juurutanud, aga ma olen kõrval pidanud olema. Kui Mihkel enne tõi välja selle, et just nimelt selle kvaliteedijuhtimisele, et on 2 teed, millise teie valisite? Meil oli ka ikka see keeruline, et see tuleb ringiga tagasi. Lõpuks sa peadki 2 süsteemi üle pidama. Okei, kui sul on klient, ongi näiteks, mida tõi välja see IGEA, tema tahab seda ühte serti, muidu sina tellimust ei saa ja sul on ettevõttes võib-olla 5 inimest ja tegeled, ma ei tea, puude lõhkumisega, no siis tee see riiulisse ära ja sa saad see tellimuse, et seal ei ole väga midagi teha, aga kui sul on juba 10 inimesi ja sa oled ettevõtte juhataja ja sa tahad, et see nii-öelda väike sipelgapesa juba toimetaks, nagu Mihkel oli enne, meil on ka samasugune protsessikaart on olemas, töötaks protsesside järgi, mis on ikka laua taga välja mõeldud, mitte kellegi käigu pealt on ju. Et see on tähtis. Aga loomulikult need inimesed tuleb sinna kaasata juurde, et see protsess tekiks. Midagi raadios arvestab seda, et kui tihti mingit toodet nagu üle mõõta või mõõdetakse? Seal on mitmed, meil on omal mingi kvaliteedi käsiraamat jutumärkides, mis me siis oma kõhutunde ja rusikareeglite järgi oleme paika pannud. ISO otseselt ei pane paika, kui tihti seda kvaliteedi kontrollima. Pigem teeb seda klient, sest klient tahab teada, et tema toodet kontrollitakse kõige rohkem. Meil on top 20 või top 30 kliendid, kes käivad iga 2-5 aasta tagant uuesti meid auditeerimas. See on täitsa tavaline, et nende jaoks võib-olla me olemegi mingi Hiina maa ja tahavad teada, et asi toimub protsesside järgi. Siis on ka vähem probleeme ja kvaliteet rohkem tagasi. Sest nende jaoks on ka see lisakulu, lisatöö, käia tarnijaid üle vaatamas ja samamoodi meie peame oma tarnijaid auditeerima. Küll seal on võib-olla vähem nõudeid kui muude poolel, aga kõik oleneb, mida sa teed, kas sul on ainult toode, teenus. Kuidas nende CO2 mingite aruannetega on see ka teie äris mingi teema, et peaks mõõtma seda või tegelikult see veel ei ole sinna jõudnud? Ma jään selle täpse vastuse võlgu. Ma tean, see on viimaste aastatega olnud teema ja karmistunud. Aastaid tagasi oli mingi pakendi aruandlus väga teema, et jälle riik aastas, et paneme mingi asja ettevõtetele kaela. Aga see on selline korra aastas, keegi on pidanud mingid andmeid kokku koguma ja täitma. Aga see on see otsustamiskoht, kas me teeme seda jooksvalt, et pärast on pilti, kuidas 1-2 klikki on ja see on olemas. Ja siis paratamatult, kui toimub iga aastase ülevaatus, iga 3 aasta tagant on resertifitseerimine, mis on natuke kangem teema, siis paratamatult enne seda tuleb natuke mingid dokumendid üle vaadata, korrastada, sest ettevõte kasvab, inimesed muutuvad, ametid muutuvad, et need tuleb kõik kaasajastada. Ja see ISO ei ole nagu kooli lõputunnistus, nüüd on ta mul käes. See on pidev aegus. Siis sa teed seda endale, siis sa tahad, et see ka läheb ajaga kasvas. Kuidas on, kas kui teeksid, läheksid oma kuskile järgmisse ettevõttesse, et kas seal juurutaksid, tahaksid, et kui ISO 9001 ja 14001 ei ole, kas promoodiksid nagu või nii-öelda nagu suruksid seda, et seda on vaja või? No see täitsa olenebki, nagu ma enne ütlesin, kui see on ettevõttes 5 inimest, sul on selles mõttes hea seljatunnetus, teil kõik teavad, mis kõik teevad, aga kui sul on juba 10 või 100, siis ilma süsteemita ma ei kujuta, mis siit väga väga käib. Kui sul ongi väga lihtne
maasika korjamine, mis süsteemis on väga leebe. On korvi all maasikad ja on kilod päeva lõpuks. aga ka maasika korjamisel on tähtsad igasugused ohutus ja muud nüansid. kõik oleneb protsessist. aga kindlasti kus saanud neid parandada, seal peab parandada. ja meid aitas samamoodi see ERT väga palju, juhtimisprogramm, kus me siis on ühtpidi raamatupidamine ladu sees, aga see tootes planeerimine. et ilma selleta täna ei kujutaks küll ette. No nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan. Loodan, et saite midagi kõrva taha panna. Aitäh!